hei. Mina oma kohvitassiga siin nüüd. Tekkisid mul mõtted seoses nüüd selle Halloweeniga. Tänasega siis. Ma tean, et ülipaljudele inimestele see ei meeldi. Ei ole Eesti püha, eestlased ei peaks seda pidama ja nii ja no. Aga minule isiklikult meeldib. Minule isiklikult see väga meeldib. Aga seal on pisikene siukene nüanss. Et sel hetkel, kui sa andsid oma lapsele telefoni kätte, kus on ta ligipääs tervele maailmale. Sel hetkel sa tegelikult andsid igasuguse aluse selleks, et see Halloween jõuaks sinu lapseni ja ta tahaks seda pidada. Sest see on äge, see on põnev. Seal on võimalik rohkem loovust rakendada. Kõik kostüümid ja kaunistamised ja enda valmis sättimised ja värgid on ju. Nii okei, see selleks. Tahtsin ma natukene tegelikult üleüldse öelda hoopis seda. Või seda ka siis kõikide asjade juures. Et tegelikult sa ei peaks absoluutselt keelama seda Halloweeni pidamist lastel. Halloweeni seda komm-pomm asja tegemist, trick or treatimist siis on ju. Sest et kui palju tänapäeval lapsed üldse oma telefonidest ja asjadest välja tulevad? Ja Halloween on tegelikult üks selline aeg, kus on väga hea võimalus sealt telefonist välja saada. Las ta valmistab kostüüme ette. Las ta valmistab ennast ette. See on mega suur protsess. See on mega fun. Ja see, kui sul lapsed tulevad siia ukse taha nagu komm-pomm lõugama ja mitte lõugama. Tegelikult see on äge. Tegelikult see on jumalast äge. Ta tuleb sulle ukse taha. Alustame sellest, et lapsed ei käi enam ammu nende uste taga. Mitte midagi jooksmas, kus nad teavad, et nad saavad vastu näppe. Lapsed räägivad omavahel. Need aktiivsed asjade jooksmas käijad. Need Mardid ja Kadrid ja nad ei tule nende uste taha, kus nad ei ole aastaid, mitte midagi saanud. Ja asi ei ole ju saamises. Asi on tegelikult selles emotsiooni edasi andmises. Isegi nende jaoks. Võib jah tunduda, et on ilmselt jah ongi ka selliseid lapsi, kes käivadki ainult selle saamise peale. Et issand jumal, sealt võib saada. Kusjuures ma mäletan isegi enda lapsepõlvest tegelikult. Et meil olid mingisugused majad, kus me tahtsime sisse minna. Tallinnas siis, kui kunagi vanasti oli see seal Kristiine kandis see, et sai nagu majade altusest ustest sisse. Et nagu oli turvalisem veits. Et meil olid mingisugused majad, kus me teadsime, et seal on natukene jõukamad inimesed ja sealt natuke saab rohkem nänni. Ja siis meil olid mingisugused korterid, mingid majad ja mingid uksed, kus me käisime koputamas ja me teadsime, et meil on võimalus sealt isegi raha saada. Võttes arvesse, et see toimus siis ammu, siis ei olnud väga rahaga niimoodi just laialt nagu ringi seal. Polnud seda, ütleme nii siis otse välja. Ühesõnaga, see andis entusiasmi väga meeletult juurde. Ja ka tänapäeval on see. Lapsed tulevad nende uste taha, kus nad on saanud selle mõnusa vastuvõtu. Nad on saanud sealt midagi ägedat. Nad on saanud sealt mingit ägedat nänni kas või. Kusjuures ägedana kvalifitseerub isegi see, kui sa neile Mardi või Kadri jooksmise ajal sibula annad. Või kartuli. Ma olen teinud seda. See on huumor.
see on nagu, see on naljakas. Ja nad ise ka naeravad selles mõttes. Et need on üli üksikud korrad muidugi, vist tegelikult ainult üks kord ongi sibul olnud ja üks kord on kartul olnud. Aga see Halloween. Võttes arvesse, kui vähe sa tegelikult ise viitsid lapsele seletada igasuguseid asju. Ja let's face it, Kadri ja Mardi päevast ei räägi mitte keegi, mitte midagi internetis. Kui palju TikToki on sellest tehtud? Kui palju Reelsi on sellest tehtud? Kui ägedaks on see laste jaoks tehtud? Võttes arvesse, et tänapäeva maailmas mõjub ainult see, mis on äge. Siis kui sa nii kangesti tahad, et sinu laps ei omastaks endale Halloweeni, mis tegelikult on paratamatu, see juhtub niikuinii. Nagu, sorry, aga siin ei saa mitte midagi parata. Kui sa tahad, et su laps suhtuks Kadri ja Mardi päeva nendesse santide jooksmisesse sama entusiasmiga, siis sa pead ise vaeva nägema selle nimel. Ja ma ütlen, kuradi raske on näha mingisuguste asjade nagu meie vanade traditsioonide, mis tegelikult ei ole ka päris meie omad, elus hoidmiseks, nagu kui palju peab vaeva nägema, kui mitte keegi teine seda ei tee. Nagu et mõtle natukene selle üle. Minu lapsed lakkasid neid asju jooksmast sel hetkel, kui nad aru said, et mitte keegi ei viitsi. Keegi teine ei viitsi seda teha. Päriselt. Jah, me elame väikses kohas. Siin on väga vähe neid, kes viitsivad sihukese asjaga vaeva näha. Mul on aastaid olnud niimoodi, et mulle tulevadki, kas ei tulegi ühtegi santi? Aga no jah, see oli siis, kui me alles kolisime siia, inimesed ei tundnud meid. Aga no, mõte jääb samaks. Aina vähemaks jääb neid sante. Esiteks me ei luba neil joosta. Me teeme kõik võimalikku selleks, et neil oleks võimalikult ebaturvaline välja minna. Nii et mis traditsioonide elus hoidmisest me üldse rääkida saame siin? Oma kodus või? See santide jooksmine. See oligi kunagi see point, et see laps paneb ennast siis sandina riidesse, on ju, ja läheb kuskile ukse taha, valmistab ette mingisuguse asja, esitab selle. Lapse tähendab siis kambaga, on ju. Kusjuures üksikud jooksjaid on ka tegelikult. Ja siis ta saab nänni selle eest. Vahet ei ole, mis nänni. Vahet ei ole, mis nänni. Isegi kui sa plaanid neile sibula või kartuli anda, siis sellega kaasa see emotsioon, mis ta saab. Nad saavad siis oma need asjad ära teha, mis nad on ette valmistanud. Nad saavad sinu täielikku tähelepanu ja aja selleks, et nad saaksid oma selle ettevalmistatud kava siis sulle nagu esitleda. Siis sa võid vabalt anda neile ka täiesti tõsiselt kartuli. Sest emotsioon kaalub seal rohkem. Jah, ma tean, see tundub absurdne, tegelikult on see nii. See on lastele meeletult oluline. Hakkasin ka mõtlema mina hommikul siis seda, et kas mitte enamus nendest, kes vinguvad ja virisevad selle Halloweeni kallal, ei ole ka põhimõtteliselt samad inimesed, kes vinguvad ja virisevad jõulude kallal. Või üleüldse mingi asja kallal. Ja kas mitte need ei ole need samad inimesed, kes tegelikult lihtsalt ei viitsi nende asjadega vaeva näha? Sest mulle tundub, et nii on. Vinguvad ja virisevad need, kes ei viitsi välja kannatada seda, kui lapsed paar korda aastas käivad neil ukse taga. Kes ei viitsinud seda juba siis taluda, kui oli ainult Mardi sandi ja Kadri sandi aeg. Issand jumal, nüüd on Halloween ka. Kohutav. 3 korda aastas on võimalik, et mingid lapsed
tulevad sulle ukse taha esinema põhimõtteliselt. Kas sul on raske anda neile 3 korda aastasse mingisugune emotsioon edasi? Kui sa nii väga tahad, et need traditsioonid ei kaoks ära, kas sa natukene ei arva, et sa peaksid ise ka endast midagi siis sinna panustama? Puhtalt emotsioon. Ma saan aru, et kommid on nüüd tõesti see aasta nagu mega kalliks läinud, on ju. Aga no, on ka muid variante. Võta oma klapid peast maha. Ära istu niimoodi. Mul on vaja ainult kommi osta. Issand, kui rõve nad tulevad appi, kui jõudne mu õhtu on. Ma ei tea, ei saa scrollida põhimõtteliselt. Sest let's face it, mitte keegi ei tee õhtul kodus enam mitte midagi nii tarka ja nii tähtsat, et on kohutav, kui mõni lastekamp tuleb sul ukse taga, koputab, esineb natukene aega ja läheb ära. Õudne. Kohutav, kuidas segab. Sa pead ennast diivani peal püsti ajama. Sa pead ennast nagu... Põhiline ongi see, et mida sa ise teed selleks, et mingid traditsioonid elus püsiks. Kas mingisuguse kohapidajana näiteks siis? Ütleme, et sul on mingisugune, no mis iganes tegelikult, väike firma, suur firma, pood, ma ei tea, mida iganes. Kas sa natukene ei arva, et sa võiksid siis Kadri ja Mardi päeval täpselt samamoodi kuidagi teha seda kohta, kus sa oled nagu ägedamaks? Pane endale Mardi Sandi riided selga, ole terve päev nendega. Miks mitte? Kadri Sandi riided selga. See on tegelikult ainus asi, mis me teha saame tegelikult. Sellepärast, et mingit sihukest hullu kaunistamist ju ei kaasne nende päevadega. Küll aga sa saad välja reklaamida. Võttes arvesse, kui palju istuvad lapsed oma telefonides. Kui sa tahad, et need traditsioonid elaks, mitte ei kaoks Halloweeni alla ära, siis kasuta seda sama telefoni. Tee riilse. Niikuinii sa postitad igasuguseid asju. Niikuinii sa postitad päriselt ka. Postita siis neid asju. Tee niimoodi, et need lapsed võib-olla tahaks tulla sulle. Kuhu iganes siis, ma ei tea, mis iganes pisikene äri sul on või suur äri, vahet ei ole. Püüa siis niimoodi. Pane kuskile kommikauss. Teed sellest video. Pane see netti üles. Mardipäeva puhul kõik Mardi Sandid on oodatud. Päeva jooksul. Mitte ainult õhtul. Ma ei ütleks, et see raske on. Nagu for real. Et nagu selles mõttes, et kui sa vanemana ei viitsi, või no ütleme, et jah, vanemana ka, aga täiskasvanuna, ei viitsi ise panustada mitte millessegi, ainult vingumisse, siis nagu mida sa tahad? Me ei saagi siit mitte midagi muud oodata ju kui seda, et mingisugused asjad kaovad. Kui sa ei viitsi ise, kui sa ei leia aega, kui sul on nii kangesti kiire, kui sa ei jõua, kui sa ei taha tegelikult tegeleda nende Mardi Kadri Sandi kostüümidega, sa ei viitsi minna lapsega kaasa, võttes arvesse, et see võib-olla on paar korda aastas suhteliselt ainukene aeg, kui sa saad lapsega midagi päriselt loovat koos teha oma kogu selle tööelu keskelt. Ma tean, et on erandeid, aga ma räägin praegu ainult nendega, kes ei ole need erandid, on ju. Sa saad aru, kellega ma räägin. Siis mida sa ootad? Kui sa ei viitsi ise panustada, kui sa reaalselt ei viitsi, sest me ei saa rääkida sellest, et meil ei ole aega. Meil on terve maailma aeg. Tuleb lihtsalt natukene siis aega planeerida, eks ole? Sest seda ju targutavad kõik. Planeeri oma aega siis sinna ka. See on ainult paar korda aastas. Me ei viitsi enam isegi sünnipäevasid pidada, issand jumal, millest me räägime. Meil on jõhkralt palju noori,
kes ei viitsi oma sünnipäevasid pidada. Mõttetu. Kust see tuleb? Kust see alguse sai? Ja siis vingume siis, kui Halloween kätte jõuab nagu terves maailmas. No, tegelikult ma ei tea, kui terves maailmas, aga no... Saad aru küll. See on nii palju laiem teema. Sa ei saa lihtsalt hoida oma klappe peas ja vinguda ja viriseda ainult ühe asja peale. Sest see on nagu kuidagi kahepalgaline ja alatu ja minu meelest on natukene naiivne ka arvata, et kui meil on terve maailm peo peal, et me siis ei adopteeri sealt endale mitte midagi ägedat. Sest äge müüb ju. Lastele meeldib ju äge. Lastele meeldib, kui neile meeldib äge. Lihtsalt. Jube lihtne on lastele mingit asja maha müüa. Tuleb lihtsalt viitsida loovalt mõelda. Ja jõuludega täpselt samamoodi. Kui sa ise ei viitsi seda traditsiooni nagu õigetes ajaraamides hoida vähemalt või ma ei tea, jõule pidada või seda aega nagu päriselt maagiliseks nagu muuta. Ära jookse selle kommertslikkuse taha peitu, sest see on ainult hea vabandus, et pääseda sellest. Sest see on nii õudne. Halloweeniga täpselt samamoodi. Igasuguste pühadega täpselt samamoodi. Jah, ma alustasin seda jutu Halloweenist, aga tegelikult see on nagu, see läheb igale poole. Jah, asi on sinus. Karm. Päris karm. Kusjuures kõige ägedam on see, et isegi kui mina üritan oma lastel hoida nagu sellist ägedust õhus ja elus, siis see on fucking raske. Kui ümbruskonnas mitte keegi teine seda ei tee. Sest teatud vanusest me enam väga ei suuda mõjutada oma lapsi ise. Nad on mõjutatud igasuguse muu asja poolt. Mingist vanusest muutuvad sõbrad jube tähtsaks. See käib arenguga kaasas on loogiline. See on normaalne. Aga jube raskeks teeb see selles mõttes nagu olemise, et kui mina üritan oma lastele nagu nende sees elus hoida seda sisemist last, seda maagiat ja seda maailma laiemat pilti, kui ainult scrollimine ja mängud on ju, siis fucking raske on seda teha, kui mitte keegi teine seda ka ei tee. Just sel hetkel, kui need sõbrad meeletult palju mõjutama hakkavad, muutub ülioluliseks see, mismoodi nende sõprade vanemad on neid kasvatanud. Ja mulle see absoluutselt vahepeal ei meeldi. Aga temal on küll nii ja, aga temal on küll nii ja, neil küll nii ei tehta ja. Ma arvan, ma ei ole ainus, kes niisuguseid jutte on kuulnud. Ja ma ei tea, öeldakse küll, et peab lapsi sotsialiseeruma, aga mul on praegu selline tunne, et nagu mida vähem nad väljas ringi liiguvad selles sotsiaalsuses, seda tervislikum see tegelikult on. Meil on kõik asjad nii valesti. Nii pea peal. Täitsa õudne lihtsalt. Ja nagu tõsiselt raske on mingisuguste asjadega hakkama saada, mingisuguste asjade elus hoidmisega, siis kui mitte keegi teine seda ei tee, või siis väga vähesed teevad. Kust tuleb noortel sisse see, et nad joovad? No, võiks öelda, et kodu alustab seda. No kurat, tegelikult ei alusta. Sellepärast, et mina hakkasin suitsetama näiteks või võtsin suitsu kätte ka sellepärast, et mu klassikaaslased seda tegid. Kust nemad selle said, pole halja aimu ka. Vaatame tõele näkku. Päris kõik ei tule kodust. Kodus me saame teha ainult natukene midagi. Aga kui kõik muu töötab selle vastu, siis sa lihtsalt istud kodus ja loodad parimat.
Sellepärast, et mingis vanuses väga vähe, mida sina mõjutada saad. Vanemana. Kodus. Nii et kui me tahame, et mardipäev ja kadripäev täpselt samamoodi ei kaoks ära, et meie lapsed ikka käiksid neid jooksmas ja mida iganes, siis ma leian, et väga õige aeg, väga viimane aeg on hakata nagu ise panustama sellesse. Ma arvan, see on väga õige koht sellest rääkida, sellepärast, et need mardipäevad ja kadripäevad ja need asjad on meil põhimõtteliselt kohal. Tegelikult võiks juba planeerima hakata. Nii kiire inimene, nagu sa oled. Pole aega mitte millegi jaoks. Ütleme nii, et see Halloween on sissejuhatus meie Kadri ja Mardipäev, sellele Mardi ja Kadripäevadele. Võiks seda võttagi siis nagu sissejuhatust. Okei, Halloween, ja väga tore on ju. Räägi sellest ajaloost ka, ära jää sinna kommertslikusse kinni. Sellepärast, et kui sa ei seleta lapsele ära, mis see tegelikult on, ja ainult jahud seda, issand kui nõme, appi kui haige, kõik kohad on neid asju täis, ainult raha, igal pool kõik tahavad saada, on ju, siis sa annad selle mõtte, selle ideoloogia täpselt samamoodi lapsele edasi. Ja tema enam ei tea, et tegelikult seal oli mingi sügavam point. Tema teabki ainult seda juttu, mida sina oled talle rääkinud oma laiskusest, oma ignorantsusest. Jälle natukene mõtteainet. Ühesõnaga kokkuvõttes, kui mingisugused lapsed tulevad sulle täna ukse taha komm ja pomm tegema, võta nad vastu. Kui sa niikuinii juba tead, et see päev tuleb ja niikuinii juba tead, et need lapsed niikuinii jooksevad neid asju, ole kurat valmis, vabandust väljenduse eest. See ei ole raske, sa käid niikuinii poes. Võta sealt mingi kommikott või paar või mida iganes. Ma ei tea, tahad tervislikumat varianti lastele pakkuda. Võta õuna. Mandarinid on juba varsti müügil. No mida iganes. Ära jää kinni sinna ühte asja. Sest nii palju muid valikuid on. Lastele muuseas meeldivad kummikommid ka väga. Ja võta seda kui sissejuhatust kõigesse muusse. Sest kui sa Halloweeni maha matad, tähendab selles mõttes, et kui sa ignoreerid neid, kes sulle nüüd Halloweenil tulevad, siis sa võid 100% kindel olla, et mardipäeval ja kadripäeval ei tule sulle mitte keegi ukse taha. Ära üldse mitte ootagi, sest sa juba ju saatsid minema põhimõtteliselt. Juba sa petsid nende lootuseid. Ja oi, kui tähtis see lastel on. Ma olen kusjuures, ma nägin eile paari jagatavat, kas need olid pildid või ma isegi mäleta praegult, aga noored just, pubekad, nagu levitasid sõna, et kui sa näed noori, tiinekaid Halloweeni nagu seda trick-or-treati käima tegemas, siis kiida takka, sest vähemalt nad ei ole paha peal. Sest oi, kui palju muid variante oleks neil midagi muud teha. Võttes arvesse, kui depressiivne on meie noorte nagu mentaalne seisund, siis juba lihtsalt kas või selle pärast, et võib-olla see on ainus sekund, kus ta saab nagu avada ennast või näidata ennast või ennast nagu kuidagi rõõmsana tunda, siis võta nad vastu. Kui su noored tahavad minna trick-or-treatima, jumala eest, las nad lähevad. Vähemalt nad ei ole paha peal. Ma tean, need olid mingid välismaa noored, kes seda sõnumit nagu jagasid. Aga ma ütleks, et see on päris suur point. Sest päriselt ka nad võiksid teha ükskõik mida muud. Ja oi, nad leiavad. Ära riku seda asja nende jaoks ära. Lapsed, noored.
ja kusjuures miks mitte isegi sellest siis rõõmu tunda? Kui sulle niikuinii on see asi juba ette söödetud, miks sa võiks seda ära kasutada siis? Sinu sisemine laps tahab ka võib-olla mängida. Aga no täiskasvanutel ei sobi enam ju. Pullikaka. Sobib küll. Vägagi. Täiega. Aga jah, ma arvan, et ma rohkem ei lisa siia midagi, mõtle ainult on vist juba piisavalt. Mul on natukene kahju, et ma nii peale lendasin, aga samas see on juba vaikselt minu stiiliks saanud. Ja noh, pole midagi teha, keegi peab neid asju välja ütlema. Ja meid on nii vähe, kes seda ütlevad. Õnneks aina rohkem. Ühesõnaga, natukene teist perspektiivi sulle asjadele. Kuidas suhtuda ja kui palju sinust endast kinni on tegelikult. Sinu laiskusest. Ja sinu ignorantsusest. Ärme ole need vanemad, kes lasevad nendel meie enda mingisugustel traditsioonidel ära surra, sest me ei viitsi. Need on ainult mõned korrad aastas. Ja see on kusjuures kokku pakitud veel nagu ühte perioodi, et sa saad lihtsalt sellega nagu korraga ühele poole põhimõtteliselt. Nii mugav. Pole laiskusega mitte mingit pistmist. Mugav minu meelest. Lisab natukene ju särtsu sellesse halli aega, mis meil siin nüüd vahepeal tuleb enne, kui lumi kunagi võib-olla, ma loodan, maha tuleb. Nii et ma leian, et see on lihtsalt selle halli aja vürtsitamine. Nii et jah. Aga mõtle selle üle siis. Vot. Tšau.